Talusalu sõitis ära. Oleme üksinda. No kas sa käsid teda ka jaamas saatmas? Aga muidugi. Päris kahju oli meest lahkuda. No mida temaga siis lausus, kui ta ära sõitis? Viimased sõnad olid. Tegin, mis suutsin. Oli raske, kõik läks hästi. Nii. Aga nüüd sa peaks kõnelema ka sellest matsist, mis oli filipiinlastega ja mille kohta pärast me poisid vanamestena kõnelevad, et see oli sel ajal, kui me mängisime veel filipiinlastega. Ja õiti selle mängu kohta peab ütlema, et meie Eesti meeskond ei esinud mitte kõige paremini. Kõik meie harjutusmatšid ja meie võistlused prantslaste vasta ja ameeriklaste vasta olid väga hääd. Oleksime filipiinlaste vasta ka hästi esinenud, oleksime võinud sõita Berliinist üsna rahuldavate tagajärgedega tagasi. Aga nüüd, mis siis postega peale hakata? Ja vist muud ei saa midagi teha, kui hakata filmistaariks. Noh, las siis käia. Hallo, kinostaarid, astuge ekraanile. Kappelmeister. No jah, ma arvasin kohe rohkem laulumehed kui mängumehed. No aga ega siis midagi, kui juba, siis juba. Tõmbame see vana tuntud aaria sellest. Teate küll see, ma annan hääled kätte tõmbe. Hei, Berliinis kirju tsirkus meil, kui setrulase särg. Me poisine kooris laulame, kui leier kasti värk. Hei, Berliinis kirju tsirkus meil, kui setrulase särg. Me poisine kooris laulame, kui leier kasti värk. Esitame teile oma peastaari. Selleks on Nikolai Stepulov. Täna tal on veel matš ees, ei tea, kas tšiilase, egiptlase või koguni lõuna-aafriklasega. Kiirustame, et siit ära minna, aga seniks intervjueerib teda veel enne ärasõitu Raudsepp. Noh, kuidas oli siis see matš jaapanlase Nagamatsuga? No, jaapanlasega oli ka tugev matš, sama ka füüsiliselt kui ka tehniliselt. Nii et sa arvad, et ta igapidi oli parem kui see Luksemburglane? Oli ka parem. Ja sina, Matsov, mis sina kui boksi asjatundja arvad neist kahest matšist? No loomulikult oli jaapanlase matš palju tugevam. See oli iseenesest tehniliselt kui ka füüsiliselt kui ka liikumise poolest palju parem eelmise vastast. Aga mis sa sellest arvad, millest see tuli, et võit jaapanlase üle paistes olevat palju ilmsem kui Luksemburglase üle? No, kes tea, võib-olla oli esimene päeval avamatšil ikkagi oma teatud närvid pingutus olemas. See on küll võimalik. Aga jaapanlane oli juba Tšehhi võitnud. Jaa, ta naeratas, kui ta teada sai, et ta meie eestlase kätte sai. Ta oli oma peal surmkindel. Ega ta pärast ei naeratanud enam. Jaa, tuli koljat oli tagasi hoida, et mitte ennast liiga väsitada tänaseks matšiks. Nii. Võit oli küllalt selge. No võit oli väga selge. Aga nüüd, miks teil kõigil meestel habemed on ikka ajamata? Välil oli ajamata, Niileril, nüüd sul... No see on juba nii sportlaste ebausk. See oli mitte meeste lohakus, kui mõni mõtleb seda. Ka kõik suured tuusad. Nii et arvatakse, kui habe ajamata on, siis tuleb võit kergemini. No üldiselt on sportlast üldse ebauskli iga väikses asjad. Näib, Seila läks oma rätikud ruumi ära viima ja näe, kaudse ameeriklased. Olid ta seda teinud, ta kindel võitlevist. Seal tagaplaanil ongi Seeberg. Temal oli matš eile ameeriklase Karaga. Mis sa sellest matšist lausud?
lausa, matš oli õige kõva, tempo oli kõva, poleks nii kõva tempo, oleks vastu pidanud. 2 ringi polnud viga, 3. läks õige kõvaks ja väsisin ära lõpuks. jah. aga nii tugev, ta oli kõige tugevam vastane, mis sul on elus olnud? Ja peaaegu vist. tugevam vist ei ole olnud, ma oma elus küll ei tea. no Tokyos sa loodetavasti võidad tema. jah, see oleb elukutseni. sel ajal ta on võib-olla juba maailmameister elukutseliste hulgas. nojah, Praks jätkab järjest masseerimist sellest, et Stepulovil on ikka veel matš sees ja ta ei tea veel praegu oma vastast. aga siiski kange mees, sest Stepulov on esimese 8 hulgas juba ja kui täna on, siis on juba esimese 4 hulgas, kust ei ole medalile kuigi palju maad enam. no teeme lõppu jälle vist. see on nii kuum, et hirmus, järjest peab higi pühkima ja režissöörid lausuvad, et pühkige järjest higi, et siis tulevad näod paremini välja.